Kuidas on loodus ingliteraapiaga seotud? No inglid on ju tegelikult kõige hoolekandjad koostöös teiste dimensioonide energiahooldajatega. Ja kui me räägime inimesest kui kuninglikust looja loomingust hingetasandil, kes ta peaks olema ideeliselt, et siis inglid juhivad inimest just praegusel ajal, kus inimkond on võõrandunud loodusega koostööst, on liialt linnastunud, liialt sellised tehislikud keskkonnad endale loonud. Et praegu on hästi vajalik see ellujäämiseks ja inimesena hooldaja loomuse õppimiseks just loodusega koostöö, pluss veel see, et inimene terveneb looduses ju kõige paremini või laeb ennast, kui ta oskab seda märgata. Aga väga paljud terapeudid, õpetajad, treenerid ja muidu loodusega koostööd tegevad inimesed on märganud, et inimene ei oska enam looduses olla. Ehk siis ta on omaenda koduplaneedil nagu võõrkeha. Ja selleks tuleb alustada kõige lihtsamast asjast, et kas või kasvatab potis endale üks lill üles või tomatitaim. Teisalt on ka see, et kui inimene on liialt palju näiteks oma kontoris, sellist tööd on palju, liialt palju arvuti taga, arvuti kuulub ka meie töövahendite hulka, et siis tema füüsis muutub nõrgemaks, immuunsus muutub nõrgemaks ja vaim väsib. Kõige paremini ikkagi saab ennast laadida õues, värskes õhus. Meie teame ka seda, et inglite sõnumid ja juhatused liiguvad õhumolekulide kaudu, ehk siis kui sul on mõtetest puudu või kui sa oled justkui mõtetes ummikusse jooksnud, siis tee aken lahti või tule õue kõige elementaarsem selline abi enda jaoks. Ja loomulikult loodus on ilus, et ilu teeb hingele head. Samas, kui sa loodust vaatad, siis sa hakkad märkama, mis seal kõik on ja hinge uksed avanevad. Et liigsele materiaalsusele keskendumine ja ainult ühele tööprotsessile keskendumine viib inimese moel või teisel ummikusse. Ja selle tõttu inglid, need maad hooldavad inglid, mis, ma ütlen nende kohta, kes minu jaoks on elus, hoolitsevad selle eest, et inimene oleks tasakaalus ja et inimene oleks võimeline võtma maa hooldamisest täies plaanis osa. Et siis nad õpetavadki olema loodusega koos, tulema toime elementaarsel tasandil ja õppima ennast just looduses väestama, sest medikamentide kasutamine on läinud juba üle kriitilise piiri, et iga väikese valu või segaduse puhul ka hinges haarab inimene tabletikarbi järele, aga samas viib ta ennast veel rohkem raskustesse, sellepärast et kui sa oma mõtteid uinutad ja vaigistad, siis sa ei saa endast aru ja sa ei suuda mõelda maailmapildist laiemalt, mida on vaimses mõttes tasakaalu jäämiseks hästi tarvis. Ja meie loodusravi on viidud praktika tasandil ka selleni, et 3 aastal me oleme teinud siin Pangodis väikese rahvaarvuga, peamiselt oma õppurite ja laste baasil läbi teie praktikatööd, kus te olete saanud meeskonnatööd harjutada, oma annet arendada, teha eeltööd ja järeltööd ja samas ka näidata lastele, kui tore on siiski niimoodi perekondlikult tingimusteta armastuses koos olla, kus lapsed tunnevad, et täiskasvanud teavad, mida nad teevad, lastel on turvaline olla ja samas, eriti tänavu aasta, kus me oleme loonud ka sellise väikese katsepõllu siia, et ka looduse eest hoolitseda ja tähele panna ja tundma õppida kõige lihtsamaid taimi ja näha linde, liblikaid ja hääli. Ja kuna see toimub ka telklaagris, siis on ka teatud selline helliku staatusest
väljaharjutamine, et ma tulen toime ka jahedama ilmaga, vihmaga ja hästi tore oli jälgida seda, et tegelikult ju täiskasvanud õppurid teavad, et looja juhib märkide kaudu ja et ka lapsed juba meie töötubades ja ka külaliste juttude kaudu, kes meil siin käisid koolitust või töötuba või õhtut sisustamas, et pane tähele märke, kas või see, et kuidas see nii on, et eelmisel korral, kui meil laager lõppes, algas suur vihmasadu ja seekord jälle. Need on sellised väikesed asjad, aga mingi rütmilisus või selline korrapära, et kui meil on vaja sooja ilma, siis heade mõtete puhul ja sellise ootuspärasuse puhul me näeme, et inglid juhivad meid just niimoodi, et kõik, mis vaja, saab tehtud. Ja valdjad on ka teatud määral inglid, ja samas ka elementaalidega, et lapsed märkavad loomi, linde, liblikaid, märkavad vee piiratust, et siin Pangudis on ju ikkagi pereelamu ja ka tiigis vesi võib kuival suvel kokku kuivada, et lapsed said sellest aru, et veega tuleb säästlikult ümber käia, mida võib-olla oma mugavustega korteris või majas ei tunneta. Nii et igal juhul on selle nimetuseks tõesti loodusravi, kus see keskkond ise ravib juba inimest, sul on vaja ainult tekitada selline võimalus, et üheskoos saab toimetada, lapsed saavad koos täiskasvanutega süüa teha, täiskasvanud koos nendega arutlevad, kõike teevad koos ja samas ikkagi laps jääb lapseks ja